Lachlan Murdoch on just sõlminud $22 miljardi suuruse tehingu, mis raputab kogu televisiooni ja voogedastustööstust. Fox ostab Roku, platvormi, mis on sadadel miljonitel teleriekraanidel üle kogu maailma. See on samm, millest tema isa Rupert Murdoch aastaid unistas, kuid mida tal kunagi ei õnnestunud ellu viia. Meiega on nüüd stuudios Alan Volk, TV Reverendi kaasasutaja ja juhtanalüütik. Tere tulemast ja aitäh, et olete siin. Teie olete väga teretulnud. See on väga huvitav ja ma arvan, et paljud inimesed, isegi mina ise, olen natuke segaduses, sest mul on tunne, et mis täpselt on Roku. Nagu sa tead sellest, aga see ei ole tegelik sisu voogedastaja. Aga kui sul on nutiteler ja sa saad sellele ligi, siis võib sul olla Roku ja sa ei pruugi sellest arugi saada. Ja Roku on eelkõige teleri operatsioonisüsteem. Nad teevad ka riistvara, nad toodavad dongleid, nad toodavad oma kaubamärgiga telereid ja litsentsivad operatsioonisüsteemi. Aga mis on teleri operatsioonisüsteem? Pikka aega ei vajanud telerid operatsioonisüsteemi. Lihtsalt ülitasid sisse ja oligi olemas. Või siis jänese kõrvad, kui tahad nii kaugele tagasi minna. Ja. Õige. Ma alati naljatasin, et mu õde oli meie operatsioonisüsteem. Tema oskas jänese kõrvu sättida. Aga kui voogedastus tuli, hakkas teler rohkem arvuti moodi välja nägema, eks? Nii et sul oli vaja operatsioonisüsteemi või liidest, et tegelikult aru saada, kuidas rakendusteni jõuda, kus erinevad programmid asuvad ja et see oleks lihtsam. Nüüd Roku oli tegelikult esimene, kes sellega välja tuli. Ja nad tegid seda ajal, kui telerite tootjad, originaalseadmete tootjad, tegid oma enda operatsioonisüsteemidega väga halba tööd. See polnud midagi, mida nad oleksid varem teinud. Nad ei pannud selle alla palju raha. Nad ei osanud ette näha, et seda oleks vaja. Täpselt. Ja Roku sai sellega väga hästi hakkama. Ja Roku oli põhimõtteliselt loodud ajastuks, kus inimesed läksid voogedastusteenustesse, teades juba, mida nad tahavad vaadata. Kui sa vaatad Roku kasutajaliidest, siis see näeb natuke välja nagu iPhone. Seal on hunnik ruute ja asju on lihtne leida. Nüüd, kui inimesed hakkasid üha rohkem oma vaatamist voogedastusse suunama, tõstsid teleritootjad oma taset ja Roku jäi natuke tahaplaanile. Kuid siis hakkasid nad selle asemel, et teha neid pulgakesi, väikseid seadmeid, mis teleri külge käivad, tegema oma enda telereid. Nad hakkasid oma operatsioonisüsteemi litsentsima ka teistele tootjatele. Ja USA turul on neil enam kui pool turust või sellele väga lähedal. See on nende ja Samsungi vahel väga tasavägine. Neil on teatav kohalolek Ladina-Ameerikas ja Kanadas, kuid neil pole õnnestunud oma haaret laiendada Euroopasse, mujale ega Iisraeli. Mis siis täpselt? Sellepärast ma mõtlen, ma tulin siia enne, kui Roku üldse olemas oli, kui ma mäletan, et sain Netflixi ja nad saatsid DVD-sid. Ja see oli vaid umbes 15 aastat tagasi või sa tellisid selle New Yorgist. Niisiis, mida see tähendab? Näiteks, mida tähendab see, et Fox selle ostab? Kas see mõjutab programmi? Kas see on konkurentsivastane käik? Ei, see ei ole. Nii et programm ise ei ole probleem, reklaam on probleem. Operatsioonisüsteem on nagu viimane värava vahteks. Nii et meil on terve teooria, et monokultuur on kokku varisenud. Kui sa vaatad monokultuuri, siis see on natuke nagu vana Rooma. Ja nüüd elame ajastul, mida me nimetame feodaalmeediaks, kus kõik on oma väikestes mullides ja need mullid on omavahel üsna lahutatud. Nüüd on teleri operatsioonisüsteem üks viimaseid väravavahte. Nad kontrollivad põhimõtteliselt seda, kes mida näeb. Kui sa teleri avad, siis näed, et rakendused on erinevates kohtades. Nad panevad selle ise paika. Nende soovitusmootorid otsustavad, mida sulle näidatakse. Nüüd, Foxil ei oleks kasulik seda tasakaalu enda kasuks kallutada, sest vaatajad märkaksid seda ja läheksid lihtsalt mujale. Õige! Aga reklaamijate jaoks on see natuke keerulisem. See ongi see, mille pärast inimesed natuke muretsevad, et Fox võiks anda oma enda reklaamipindu, rohkem väärtuslikke reklaamipindu. Nad võiksid jagada andmeid. Üks asi, mis voogedastustelevisiooni tööstusel on, mida lineaarne televisioon ei omanud, on palju andmeid, sest kõik edastatakse digitaalselt. Kes vaatab, kui palju inimesi, millal, kus. Ja kuna see pole lineaarne, eks, me ei vaata kõik samal ajal. Nad teavad, kuidas, kes vaatab ja millal. Ja nii võiksid nad anda rohkem neid andmeid Foxile ning siis oleks Foxil eelis reklaami müümisel. Ja keegi tegelikult ei teaks. Ma arvan, et Rupert Murdoch lõi selle, mida ta tegi mingi põhjusega. Nii et tegelikult on asi reklaamis. Lõppude lõpuks, aga kuidas see paistab neile meist, kes lihtsalt vaatavad? Tead, ma lähen ja vaatan mingit voogedastust, telesaadet või isegi YouTube'i või midagi sellist. Kuidas reklaam selle põhjal käivitub? Sa ei märkaks seda. Lihtsalt Fox saaks rohkem tippklassi reklaame. Nad saaksid rohkem raha küsida. Neile tuleks rohkem suuri reklaamijaid. See oleks väga peen, kui see juhtuks. Kuna me streamime, siis me ei näe reklaame. Tead, et pool voogedastusest, tegelikult rohkem kui pool,
on nüüd reklaamidega toetatud. On olemas asi nimega FAST, mille nime ma ise välja mõtlesin. Tasuta reklaamidega toetatud voogedastustelevisioon. See on Roku jaoks väga suur asi. Roku omab midagi nimega Roku kanal. See on üks suurimaid FAST teenuseid USA's. Ja see on täpselt see, mida nimi ütleb. See on tasuta, aga reklaamidega toetatud. Seal on palju vähem reklaame kui tavalisel televisioonil, kuid reklaamid on seal siiski olemas. Olgu, aga kas see on päeva lõpuks hea või halb? Kas see on liiga palju? Kas see on mingi monopolivärk? Ei, ma arvan, et see on neutraalne. Ma mõtlen, see sõltub tõesti sellest, kuidas see välja mängib. Näiteks Fox ei saaks seda teha. Ja tead, see ongi okei. Tegelikult on see Foxi jaoks tark samm, sest nad saavad aru, et me ei saa enam kaabeltelevisiooni firmadele lootma jääda. Me peame ise levitamise üle kontrolli võtma, mitte teistele lootma jääma. Ja seda pole ükski teine suur meediaettevõte teinud. Huvitav, väga hästi selgitatud, sest see oli tõesti väga tehniline. Suur aitäh, Alan Volk, juhtanalüütik ja TV Reverendi asutaja. Aitäh selle selgituse eest. Ma arvan, et see aitab paljudel inimestel asju paremini mõista. Väga tore, pole tänu väärt.